iPhone 10 on parimatest parim, sest et ta on luksuslik, jooksutab iOS-i, on igas mõistes ideaalne. Või kas ikka on? Tšau! Mina olen Gert ja viimased nädala olen kasutanud iPhone 10. Peale 3 aastat vaikust sai iPhone lõpuks tuntava mudeli uuenduse. Eelmine suur uuendus toimus aastal 2014, kui toodi välja iPhone 6. Peale seda on vaid materjale vahetatud ning protsessori kiirust tõstetud. 10 näeb välja nagu iPhone peaks aastal 2017 välja nägema. Servadeni venitatud super AMOLED ekraan, mis tunnetab survet ja see ekraan on tõesti ilus. Värvid on kirkad, aga mitte üle keeratud, nagu näiteks Samsungil. Seega tõeline ilu ei ole ekraanis, vaid selle kasutuses. True Tone tehnoloogia kohandab ekraani värvide tonaalsuse vastavalt toavalgusele. Ideaalis peaks see näitama pilte võimalikult täpsete värvidega sõltumata asukohast. Üleni klaasist aparaati, mida ääristab terasest rihm, on peidetud ühed parimad kõlarid, mida olen telefonis kuulnud. Kaamerad on keeratud teistpidi, et kaugelt oleks juba aru saada, mis telefoni otsas oled. Mõlemad tagumised kaamerad on optiliselt stabiliseeritud, üks lainurk, teine tele, pildid on kenad ja fotode tegemine nauditav tegevus. Esimest 7 megapikslist kaamerat ümbritsevad lasersensorid võimaldamaks näotuvastust ehk Face ID-d. Kuna Apple'i usk näotuvastusse on sedavõrd suur, kaotati sõrmejäljel lugeja hoopistükkis ära. Mõnikord areng vajab ebamugavaid samme. Isiklikult katsetades on tegemist üsnagi stabiilse asjaga. iPhone 10 sarnaselt 8 toetab juhtmevaba laadimist. Õnneks on säilinud pritsme ning tolmukindlus. Jõudlusel pikalt ei peatu. Seda on piisavalt ja pikaks ajaks, nagu kõikidel eelnevatel mudelitel. Nii et teised iPhone'id, Androidid, pillid kotti ja otsige uus hobi? Tegelikult mitte. Kõige suurem mure selle klassi telefonidega on see meetod, kuis neid presenteeritakse. Luksusseadmed. Toome paralleeli. Luksuslikud käekellad, mida valmistatakse näiteks Šveitsis. Vahe on selles, et selle kella panevad kokku spetsialistid, kes on seda teinud aastaid või aastakümneid. See on käsi, mitte liinitöö. Sarnase võrdluse võime tuua Toyota ja Lexuse keeles. Selleks, et mehaanik tohiks Lexust ehitada, peab ta päris pikalt Toyotas end tõestama. Telefonid aga tulevad kõik enam-vähem samalt liinilt. Nii et mis ma 10 arvan? Seda iPhone'i käes hoides on mul tõsine wow-emotsioon. See raudvara, ekraan ja nii edasi. Äge. Tarkvaraliselt oli ta nii ja naa. Olid robikond äppe, kes olid ilusti selle uue ekraani omaks võtnud, mõned mitte. Žestid äppide avamiseks ja sulgemiseks ja vahetamiseks on super lahendus. Teised, võtke õppust. iPhone 10 on kihvt. Aga isiklikult ootan 2018 sügist, mil presenteeritakse meile järgmist mudelit. Kahjuks aga on iPhone 10 poolik ja Steve Jobs poleks kunagi sellise tarkvaraga seadet välja andnud. Ja kindlasti see suur lohk esimesel küljel ei oleks ületanud Steve Jobsi kvaliteedikontrolli. Aga kellele ta on? 10 on sulle, kui oled õunausku ja tahad alati viimast ja kõige kuumemat. See on ka sulle, kui siiani iPhone on tundunud vananenud disainiga või lihtsalt oled Droidist tüdinenud ja tahad ennast proovile panna. Subscribe'i, like'i ja kommenteeri, millest võiks veel juttu teha. Kirjeldusest leiad ka mõned maailma tasemel review'd iPhone'ist, mida soovitame kindlasti enne ostu uurida. Ning loomulikult meie enda am.ee artikli link. Aitäh!